Me oleme täna Põllumajandusuuringute Keskuse söötajate ja jääkide laboris ja me vaatame, mis toimub rohuproovidega, sest iga kolmapäev me avaldame silo seireandmed. Inge, mida sa praegu teed? Praegu ma lihtsalt kaalun kuivanud proove, et saada haljasmassi kuivainet. Ja kui suur see rohuproov on, mis teil sisse tuleb? Umbes siin ühes kotis. No, need on erinevad. Ühesõnaga, kui ta on väga noor rohi, siis seda on vähe ja mida vanemaks ta kasvab, seda. Näita, missugune näitasid seest, milline ta välja näeb. Aga see on juba hein siin praktiliselt. Ta on ära kuivanud. See on esmaspäeval või teisipäeval võetud proovid? See on teisipäeval. Eile võetud proovid. Ja kui kaua nad umbes seal kuivasid? No, läbi kuivavad. Nüüd on kõik kaalutud. Need on nüüd kaalutud proovid, kuivatatud ja kaalutud proovid. Mis nendega edasi saab? Lähevad jahvatamisele. Jahvatamisele. Nii, kuhu lähevad? Meil on teises kohas jällegi. Tuleb olema. Siin on meil selline rets veski. Pannakse siia üles. Ja. Ja siis tema jahvatab ja jahvatatud proov koguneb alla topsikusse. Kas kõik proovid pannakse korraga? Ei, sa ei saa ju siin. Sa pead ikka iga proovi eraldi panema, kus sa muidu saad siis tulemust. Kuivatatud rohuproov on pandud veskisse. Siit peab niimoodi vähe haavaldada alla suruma, seda ummistada. Ühesõnaga, tegelikult peab päris palju tegema eeltööd enne, kui üldse saab analüüsi otseselt tegema hakata. Et ei ole nii, et lihtsalt võtad selle rohulible ja vaatad mikroskoobiga, et mis seal sees on, nii see asi ei käi. Ei käi. Nii, ja vaatame, kuidas õnnestus. No, mis siin seda? Siukeda välja näeb. Näita minu poolega, näita rahvale ka. Väga peenike just ei ole. Aga ikkagi. Kahju, et selle otseülekandega ei saa lõhna edasi anda. Siin on nii mõnus selline heina ja rohu lõhn. Kohe siukene vanaema juures lakas magamine tuleb kohe meelde. Nii. Nii veski sisse jääb ka ühte teist seda pärast. Ja see on niimoodi iga prooviga. Iga prooviga tehakse jälle veski puhtaks. Ja aga miks teda peab iga kord puhastama? No, sest tulemus õige tuleks. Ta jääb eelmisest proovist sisse sinna midagi. Ja läheb jälle see kogu ja ämber alla. Ja järgmine proov. See on veski. Ja iga proovi eraldi jahvatatakse siin pehmet läbi. Tuleb nagu rohujahu sisuliselt. No jah. Ja vähehaaval peab seda siit läbi torkima, et ta ei läheks kõik korraga, et see jahvatus oleks ühtlane ja ei ummistaks ka veskit ära. Aga need masinad teenivad kenasti, vaatan, et siin on olnud ka Euroopa Liidu abi. No see ongi meil ja põhimõtteliselt siin 20 aastat vana vist. No aga ikkagi ega siis see vanus ei loe, et loeb see, et ta oleks töökorras. No jah, teritatud ja terasid vahetatud palju kordi. Vaatame, kuidas siis tulemus on.
täitsa peenikene. Ja see läheb siis, on jälle sellised spetsiaalsed topsid siin, mis on nummerdatud. No ja ise paned numbri peale. Proovinumber on peal. Proovinumber on peal. Tegelikult seda vist peab üle veel jahvatama. Nii, miks sa arvad, et üle, et seal on mingid tükid? Natukene liiga pikad on mõned. Ja kas see tähendab, et seal on kiudainet väga palju? Kiududes on jah, aga mida noorem rohi, seda vähem seda seal on. Ma lasen ta korra veel üle. Paneme selle rohu, jahvatatud rohuproovi uuesti veskisse. Et kuna on jah, et siin on, ei ole päris nii peenike kui vaja. Jah, ta jääb sellised pikemaid kõrsi sisse. Heinakangi oma kilo jahvatab ta palju paremini. Aga praegu silo teil ei tuua enam, ega kellegi enam silo eriti ei ole alles. No vana silo ikka eilegi toodi meile 6. Et võiva põllumehel on, eks ole, mõistlik see vana silo veel üle kontrollida, et kas ta on loomadele sobilik. Lihtsalt võib-olla osad augud, nad kui lahti võtavad, siis toovad analüüsiks. Selge. Et põllumajandustootmine on ka puhas suures osas nagu teadus. Tänapäeval küll. Nii. Vaatame nüüd, et kas rohuproov teistkordsel jahvatamisel läks paremaks. Läks paremaks. No, mis sa siin hindad seda siis? Tundub, et natuke läks küll. Nojah, sul on nii pikaajaline kogemus. Kaua mitu aastat sa juba oled neid siloproove ette valmistanud või üldse laboris töötanud? Mina olen varsti laboris 40 aastat töötanud. No siis ka kogemusega. No nii äge, nii pikaajalise kogemusega. Kas kõik need, mis aastast alates me siloseiret teeme? Siloseire minu arust oli 2002. 2002, jah. Et meil läheb praegu, Põllumajandusuuringute Keskusel läheb praegu 20. hooaeg siloseire tegemisega kevadel ja varasuvisel ajal kogume Eesti erinevatest maakondadest rohu haljasmassi, mis on kavandatud silo tegemiseks ja siis analüüsime seda hinnates seal olevat hinnates toiteväärtust. Nii. See on seire, see on selleks oluline, et saada teada täpselt õige aeg, kui silo valmistamiseks või rohi on veel suht noor ja sisaldab piisavas koguses proteiini, kusjuures kiud ei ole veel liiga suur. Selline peenkunst. Proovide vahepeal puhastatakse veski. Ja selline tegevus kestab sul nüüd siin? No nii kaua, kui need 11 proovi ja kõik jahvatatud. 2 on valmis, veel 9. Aga mis nende proovidega siis edasi saab? Analüüsile. Analüüsi oleks ka põnev näha. Ma ei tea, kas Liina käis siin vahepeal. Liina oli, jah. Äkki ta. Labori juhataja Liina oli siin vahepeal, äkki saaks Liinaga ka paar sõna. Äkki ta tuleb, hakkab siis määrama, siis sa saad seda ka vaadata. See oleks põnev küll. Liina tuleb. Tere, Liina. Tere. Nii, Liina on siis labori juhataja. Nad järjekorras nüüd, Need on mingid suvalised. Kaks proovi me suutsime siis läbisid jahvatada. Ja, aga aitäh sulle, Inge. Läheme Liina järgi, vaata, mis Liina nende proovidega siis edasi teeb. Siin on siis meie lähiinfrapunaseade, kus on see. Ja. Kast ise on väga lihtne. Aga see
see on sisestatud kalibreeringutega, et meie suure töö tulemusena me iga aasta siis uuendame seda, et põhimõte on lihtne või noh, jah, ikka lihtne. Põhimõte on lihtne, et kõigepealt mõõdetakse siin proovid, et kalibreeringut teha, mõõdetakse proovid ja seejärel tehakse keemilised analüüsid nendele proovidele. Ja kui analüüsid saavad tehtud, siis sisestatakse need siia spektrite juurde. Igast proovist tuleb selline spekter, kui analüüsida proov ära. Ja kokkuvõttes, kui neid proove on piisavalt palju analüüsitud, siis neid spektreid tekib siia hästi palju. Ja kui võtad tundmatu proovi ja analüüsid seda, siis ta võrdleb neid kõigi nende spektritega ja annab tulemused vastavalt sellele, millise spektriga ta on kõige sarnasem. Oleme seda teinud vist juba aastast 1996 ja iga aasta täiustatakse siis jälle seda kalibreeringut uute spektritega, et lisatakse juurde. See NIRS-spektroskoopia on lihtsalt väga kiire, et kui me peaksime kõikidest nendest proovidest tegema keemilised analüüsid, siis meil läheks mitu nädalat, enne kui me saaks need andmed ülesse. Tegeleb mõõtmisega meil. Ja sa sisestasid sinna mida? Ma sisestasin sinna märja proovikaalutise ja kuiva proovikaalutise, selle järgi ta arvutab siia kuivaide. Aga tulemused ongi olemas. Nii, mis me selle proovi kohta oskame nüüd öelda? Et proteiin on kõrge, kuivaine on suhteliselt madal ja üldiselt ta on väga maitsev värske rohi. Ahah, et aga silo tegemiseks just ilmselt... Ja selle jaoks tuleb nagu rohkem andmeid koos vaadata, et üks asi on see kõrgus, et kui kõrge see hind praegu on, et ta võib küll olla väga hea kvaliteediga, aga kui ta on ikka nii madal, et niites saad sealt ainult 2-3 sentimeetrit, siis noh. Sealt mingi osa puhastad ära? Puhastan topsi ära ja panen järgmise proovi sinna sisse. Ja selle prooviga on nagu korras, jah? Sellega on kõik, jah. Et oluline on siis lõpuks kõik... Kas oluline on, palju sa paned ka seda siia või lihtsalt sa silma järgi juba oled nii kogenud juba? Jah, nii kogenud juba. No päris täis ei tasu panna ja alt peab vaatama, et oleks ühtlane. Sellest tuleb spekter siis nendest kiirtest, mis seal läbivad, mis seal tagasi peegelduvad. Ja selle spektri järgi siis ta hindab neid. Ja kas see on nüüd juba... See on nüüd meie proovispekter, mis siin on. Ja nüüd ta teda siis... Selle ta... See on nüüd selle proovispekter. Ja selle ta salvestab. Et seda ta võrdlebki siis teiste kõikide salvestatud umbes 600 spektriga või natuke rohkem. See, mida te aastatega oleme kogenud. Ja siin on praegu juba siis nagu tulemus. Ja siin on juba tulemused ja vastavalt sellele spektrile. Siloseire jaoks tehtavad analüüsid peavad valmis saama vähemalt lõunaks, siis... Need Eesti Taimekasvatuse instituudis veel kommenteerida ja seejärel panna juba kõik andmed üles koos kommentaaridega meie kodulehele. Ja sealt siis on võimalik nii seires osalejatel kui ka teistel huvilistel vaadata, et mis seisus on parajasti rohukasv. Ja kas on juba aeg hakata silo tegema või ootame veel nädalakese või 2. Aitäh, Liina, ja meie siis läheme.